Mina olen Kirke ja mina olen Elisabeth ning tuleme klassist D23. Ilmselt olete te kõik juba kuulnud vahetundides jõulumuusikat ja see saab tähendada ainult üht. Lähenevad jõulud ja vaheaeg, aga enne on vaja maha pidada üks korralik jõulupidu. Just nii, meid ootavad täna ees mitmedad ägedad etteasted, esinetakse nii laulude, lavastuste kui ka tantsukavadega ning loomulikult poleks ükski pidu täielik ilma väikese võistluseta. Ja sellepärast on meil täna kohal ka väga uhke žürii, kelle ülesandeks on jagada kommentaare ja anda hinnanguid tänastele etteastetele. Teilt me küsiks ka paar tutvustavat küsimust, et võistlejad saaks natukene aimu, kellega nad hakkavad täna tegemist pistma. Õpetaja Pajur, öelge nüüd ausalt, mis on parim jõulukingitus, mis te kunagi saanud olete? Mulle öeldi, et tuleb tulla rääkima tantsukavade või mingite asjade kohta, mis siin ees juhtuma hakkavad. Keegi ei öelnud, et tuleb nagu ette valmistada ka isiklik kava enda jõulude teemal. Et parim jõulukingitus, mis ma ise elus saanud olen, ma ausalt öeldes arvan, et see võiks olla, kui mõelda ka praktilisusest Treffneri seisukohalt, et see võiks olla näiteks üks kellraadio, siuke äärmiselt lihtsakoeline, aga jätkuvalt töötav, ka 20 aastat hiljem töötav, mille kinkis kunagi mulle mu vanaema jõuludeks. Ta on väga praktiline, sest iga hommik ta ajab mind üles ja siis ma saan siia tulla, kus ma ka praegu olen. No vot, sellest ei ütleks isegi mina ära, sest ka mul on probleeme sellega, et mul on raske hommikuti ärgata. Aga õpetaja Angela, mida vahvat leidub teie jõululaualt? Äkki need samad putukad, mida te meile tunnis jagate kogu aeg? Jaa. Putukaid võiks küll, sest putukad on väga proteiinirikkad ja nagu te teate, valgud on väga olulised. Nii et võiks küll putukaid jõululauale kaasata, absoluutselt. No mina võib-olla saan sellest aru, paraku ma kardan, et minu vanaema väga minu entusiasmi ei jaga. Nii et me oleme ikkagi sellised hästi traditsioonilised. Aga õnneks vanaema ei näe kunagi, kui ma süldi sisse putukaid panen. Aga kohtunikud, andke meile ka väike vihje, kuidas oleks klassidel võimalik teie poolehoidu võita? Nad võiksid esineda. Niimoodi, et närv alt ei veaks, et loodame, et kõik ikkagi jõuavad siia ja ma usun, et see on, mina olen kergesti ära ostetav, nii et see on piisav. Kuna ma olen sageli näinud probleeme sellega, et mingi osa seltskonnast üritab kuhugi ära hajuda või mitte panustada, siis mida rohkem, seda uhkem, ma arvan, nüüd võiks küll kehtida, et kui seltskond on kohal, siis see on nagu ikkagi kvaliteedimärk, et kõik on vähem või rohkem saadud midagi tegema, et siis on hea. Aitäh, ma loodan, et võistlejad panid kõrva taha nüüd. Aga Kirke, ükski õige žürii pole tavaliselt ju kaheliikmeline. Mul on tunne, nagu meil oleks siia vaja kedagi juurde. No, jah, aga see oleks ilmselt üks jõuluime, et me siia nii ruttu 3. liikme leiaks. Ho-ho-ho-ho! Tere, tere! Tere, väiksed lapsed ja mitte nii väiksed lapsed. Tervitan teid. Mõnda teist olen ma eelmisel aastal juba näinud, kus on 12 klass. Tere, tere! Eelmisel aastal saime siin kokku, nüüd on varsti teil lõppemas see karjäär siin meie majas. Aga kus on 11 klass? Tere, tere! No, poole pealt nüüd. Ja kus on uued õpilased, 10-ndikud? Tehke häält! Tere, tere, kuidas teile meeldib selles koolis? On hea? Väga tore. Kuulge, siin on ju nii soe. Ma just tulin Riigikogust, seal oli jääkülm, aga ma arvan, asi on inimestes. Siin on ikka kõik soojad inimesed. Ma võtan praegu oma kinased siin ära. Need on ikka mul liiga soojad. Nii, õnneks on maailmas palju rohkem häid inimesi kui halbu. Ja sellepärast on minu tublidel abilistel, nimelt päkapikkudel väga lihtne. Nad koostavad aasta jooksul ainult nimekirjad inimestest, kes on mingi pahandus teinud. Ja enne kui ma siia tulin, nad andsid mulle ka teie kohta nimekirjad kätte. Vaatame, mis siin kirjas on.
10. klass, kümnendikud, aga vaadake, täitsa tühi. See tähendab, 10. klassides on ainult tublid õpilased. Palju õnne teile. Vaatame, kuidas 11. klassiga on. Ma olen kuulnud, et siin majas on nii, et 11. klass on juba natuke ära rikutud ja nad ei tee enam kõike nii, nagu peaks. Vaatame. Jälle täitsa tühi leht. Uskumatu, ka 11. klassis kõik on tubli. Aga ma olen raudkindel, et 12. klass, seal on ikka mingi nimi kindlasti kirjas, ei saa olla. 12. klass, te olete juba 18. See on juba see aeg, kus nii üks kui teine patt on teil tuttav. No, kuulge, kas see siin on kool või klooster? Siin ei ole ühtegi nime jälle. Aga vaatame nüüd õpetajaid. Kuigi ma olen nendest ainult head kuulnud, kes teab, minu päkapikud teavad võib-olla rohkemat. Vaatame. Õpetajad. On see tõsi või? Jälle tühi leht. Aga kui ma siia tulin, ma märkasin, et siin kotis on veel midagi. Ahah. Paturegister 2024. No vaatame. Issand, see on terve raamat. Mida ta tegi siis? Kõndis kohvitopsiga koolimajas ringi. Trükis söögijärje korras ette. Postitab pidevalt Instagrami. Kes see siis on? Ahah, õpetaja Markus Hildebrand, tema kohta on üks, aga siin on veel midagi. Üks hetk. Paturegister 2024 teine osa. Markus Hildebrand. Issand, kas ta on siin? Markus Hildebrand, näita ennast. Nii pika paturegistrit ma ei ole kunagi saanud. Kus sa oled? Ta ei ole siin, ta ei julgenud tulla. Parem oleks nüüd vitsa saanud. Aga mulle on öeldud, et täna tulevad väga põnevad ja toredad etteasted. Ja teate, mina olen nüüd juba nii palju siin maailmas ringi rendanud, sest praegu on igal pool jõulupeod ja igale poole pean jõudma, et ma võtan nüüd isted 2 tubli õpetaja vahele, kui te lubate. Võtan oma asjad kaasa ja naudime seda õhtut siis. Aga nüüd saamegi pihta hakata. Seadke end mõnusasti sisse, et kuulata meie uusi ja armsaid Treffneri kümnendikke. 10. klasside ülesandeks oli muuta tuntud jõululaulu sõnu, säilitades aga samas selle originaalviisi. Seda nad teevad ei millekski muuks, kui et välja lunastada oma kauaoodatud koolisõrmused. Esimesena kutsume lavale 10. B-klassi, kes näitab meile, kuidas nad muutsid jõululaulu Let It Snow sõnu. Nende etteaste nimeks on HTG OJPE. Palun, lava on teie. 1, 2, 3, 4.
aitäh, 10B. Aga mida arvab teie esitusest jõuluvana? Ka tublid lapsed. Sain täitsa sõnadest aru, aga istusin ka esireas ja mulle meeldis eriti see rida Jumal tänatud, et jõulud on käes. Noh, see on minu jaoks ju tipphetk aastas. Aitäh, et te selle sinna oma laulu sisse võtsite. Väga tublid. Võite neile ka plaksutada. Aga mulle tundub, et selle tubli etteastega olete endale nüüd ka ühe väga tähtsa asja välja unustanud ja see on sõrmused. Kas 10. B-klassi juhataja on siin? Kui ei ole, siis üks klassi esindaja võiks tulla ja sõrmused vastu võtta. Ohoo! Vot kohe nii. Selles klassis tahaksin ka käia. Nii palun ja palju õnne. Nüüd on aga aeg vaadata, kuidas on võimalik muuta Jingle Bell Rocki sõnu. Palume lavale 10. E-klassi oma etteastega E24 kohtukeis. No mida ma saan siin öelda? Suurepärane. Selle laulu kaudu ma sain hästi palju teie koolist ja teie õpetajate kohta teada. Ma saan öelda, salvestage see laul ja pange turule, see on kindlasti edukas. Aga ma nägin seal ühte väga kõhukast meest, kas ta saaks ette tulla? Tule siia korraks. Kuule, tule siia. Mis su nimi on? Mina olen ikka Helmut. Ah, sina oled see Helmut. Mina isiklikult siin jälle. Olen palju sinust kuulnud. Väga tore, et sa siin osalesid. Ja ikka, eks Treffner on mu lemmikkool. Tore. Aga kas teil on klassijuhataja ka kohal? 10. E-klassi juhataja. Ohoo, jälle üks klass, kus ma tahaks ka käia. Palju õnne. Järgmisena kutsume lavale 10. D esitama Underneath the Tree. X meie olime Underneath the Tree, kui pauk käis, ehk lugu sellest, kuidas 10 D kõik viimasele minutile jätab.
huvitav jõuluvana, kas 10. D leiab enda kuuse alt sõrmused? Ja mida ma saan öelda? Vabandage, kas see on tavaline kool või muusikakool? see on süvendatud kallakuga muusikakool. Seda ma kuulsin, ma pean ütlema, kaugel Lapimaal, mul ei ole internetti muidugi, elektrit ka väga tihti ei ole, nii et suvel, kui on pikad õhtud, siis minu päkapikud laulavad mulle, aga nad ei laula küll nii hästi nagu teie, ehk teid palgaksin väga hea meelega, väga tublid olite. Nüüd 10. D-klassi juhataja paistab ka kuskil. No palju õnne! Nüüd on aga aeg vaadata, kuidas 10. ajal tuli välja Rocking Around the Christmas Tree sõnade muutmine. Nende etteaste nimeks on Hüvad jõulud. Essa septembri astuma sisse, vend on juba katki läinud. Kuu aega helistasime, ristimise vaigestusime. Eestlaste käinud homme selgeks saadud, nüüd siia just oskame. Spordinädal käes, meeskond koos, kui võidud loovutasime. Klassijuhataja Ülle Hüva, ikka püha. Istuda ta suudab ka hüvalkuse nurgas. Hüval alati abil valmis ka ehedus aitama. Polünoomi, ruutfunktsioonid, kõige paneb ta meil aipama. Mida ma saan öelda, on jälle nii paljud armsad päkapikud. Ja aitäh, et te saite esitada minu lemmik jõululaulu. Ja jälle ma kuulsin kuidagi välja, et te hoiate oma klassijuhatajat väga. See on väga armas teist. Aga kas ta on ka kohal? Kas ta on ka kohal? 10. A. Ohoo. Ohoo. 10. A. Mis ainet te annate siin majas? Matemaatika. Ma ei olnud kunagi selles väga head, võib-olla ma saan järeleaitamistunde võtta teie juures. Palju õnne! Viimasena kutsume siia 10. C-klassi, kes esitavad teile oma versiooni Last Christmas laulust. Nende etteaste nimeks on Jõulud laborikitlis. Ei, on me ühine
no see on jälle üks laul, mis tuleb praegu aknast ja uksest sisse. Meeldib mulle väga, aga mulle meeldisid teie sõnad isegi veel palju rohkem kui need originaalsõnad. Jälle, pange turule, see saab väga edukaks lauluks. Suur tänu teile. Aga kes on nüüd 10. C-klassi juhataja, kas ta on siin? Mis teie nimi on? Ülle. Milline? Siin on vist mitu, ma olen kuulnud. Seevri. Teie olete Ülle Seevri, ma olen ainult head teist kuulnud. Palju õnne. Veel üks Seevri, teil on teist Seevri. No, kes on nüüd õige Seevri? Otsustage ise. Mina ei oska otsustada. On aeg edasi liikuda 11. juurde, kelle ülesandeks oli luua lavastus, mis võib olla kas tantsuline, muusikaline, paroodiline või lihtsalt räägitav lugu, peaasi, et see oleks jõululine ja meeleolukas. Kes siis ikka 11. lavale kutsuda, kui mitte ürituse korraldaja klass ise? Teie ette astub 11 oma lavastusega. Ära ütle emale, olen Lapimaal. Eesti Vabariiki valdab suur probleem, et tänavuse generatsiooni noormehed ei soovi võtta osa oma kohustusest ajateenistuses. Hinge ihka ei tapale, ei kuperjaani, isegi mitte sidepataljoni rääkimata mereväest. Aga ometi on ju vaja, et ühest poisist sirguks suur mees. Tänavuselt peab Eesti Vabariigi valitsus kõnelusi põhjapoolusega, et uuest aastast pakkuda alternatiivina päkapiku treeninglaagrit. Lähme aga vaatame, kes ja kuidas programmi üldse pääsevad. Osa! 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 Seisma! Toorendal! On veel? Vabandab. No nii. Kes siis meil on see aasta? Ja, sina sobid väga hästi. Sina mulle ei meeldi, sa oled kole. Sinu nina on kole. Jah, suva. Teodor! Teodor Ait! Ja kuidas on mul ka läheb? Ta ei buldooseriga. Aga üks jalga ole. Täpselt nagu sinu onu ja mina, tema 89 sidepataljon, need olid need õiged ajad. Nii tore, et sa siin oled. No, suva. Appi! Sina oled küll liiga pikk. Mis ma sinuga teen? Sind ei saa vist, ma ei hakka isegi Oot! Ma teadsin! Teie! Mina tean, kuhu te lähete. Otse maid, Põhja-Põdra jäägne likvidatsiooni ja keskkonnavastutuse eripataljoni. No nii, mis te tegete siin? Jõuluvana ei oota! Tööle minek! Maletas toone bioloogidele, et arvestustööd
1962 lõikas ema täpilist kleidid täpid välja, sanktsioneerida kõik vajalikud kontod. Lõpuks oleme jõudnud täppis assambleerimise pataljoni. Haistu on iPhone'i järel. Kas on tõesti see, mis meistrit loetsime? Appikest 200 000 üllatusmuna. Mis asi see on? Ramma ei joo! Tõepoolest, jõuluajal on see väga teguses meeleolus. Siin valmivad ja pakitakse kõigi laste jõulusoovid. Ja nagu näha, pakivad ja toimetavad kõik väga tegusalt. Ja meil on tekkinud ka võimalus saada intervjuud tööde juhatajaga. Tervist! Tere, tere! Teate, minu ajal ei olnud nii. Mina käisin iga päev 20 kilomeetrit Jõhksi koolis talvel ja 20 tagasi. Kõik üles mäge, läbi lumetormi, läbi suude ja rabade. Ja kui peksa anti, tegin krapsu ja ütlesin aitäh. Ja minu ajal ei olnud selliseid diginaid. Mina mängisin tolmurullide ja kiirehünnidega. Et tänapäeva vidinad tajavad hinge täis. Ja teie, vasassepad, vastane tagasi, ma teile veel teen. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, Kurat, ma ütlen sulle, ma läks pidanud Tapale minema. Jaa, täiesti ilus. Kaua võidaks inimene seda Rudolfi sitta rookida? Mis mõtles mina? Sellepärast, et mulle on loodus andnud natuke rohkem kasvu ja ma nendel käevikute järel koristama. Eks ole, tule mõtlen sulle, lähme ära õhtule. Lähme nii nagu täiesti ära. Sellega sai küll 11. klasside kategooria pauguga avatud. No õnneks meie sinuga näide neid ei hinda, selleks on meil aga kohtunikud. Hea küll, vaikus on küll kuldne, nagu ühes laulus öeldakse, aga sellises olukorras ei tohi vaikust ikkagi vahele lasta, et muidu nagu tekib kellelegi mulje, et üritus on juba läbi. Et selles mõttes see konkreetne kava oli väga hea. Mul on suur rõõm, et mulle tehti ettepanek siin nagu ees istuda, siis ma ka kuulsin, et ma ei tea, kas tahapoole üldse kuulda oli, aga tekst ja kõik oli väga andekas, et need, kes tagapool lobisesid ja ei kuulnud, on ise süüdi, et jäid väga heast asjast ilma. Seda etendust oli sellepärast nagu tore vaadata, et täitsa tugevalt suutis taastuda usk Treffnerisse ja sellesse, et siin suudetakse täitsa midagi ägedat ja tugevat kokku panna ja see ka üsna ladusalt ja hoogsalt ette kanda. Väga mitmekülgne tekst, väga mitmekülgsed tegevused. Eriti tuleb kiita seda inimest, kes mõtles välja sõna täppis assambleerimine või see, kes selle kuskilt üles leidis ja siia teksti sisse pani. Tunnen, et sellise
sellisest inimesest võiks saada väärilise konkurendi, et selles mõttes rohkem täppisassambleerimist ka järgmisel aastal arvestustöödes ja siis juba oleme kõik juba edule ja mis iganes asjale lähemal. Ja üks asi viimasena, siin see paturegister, mida päkapikud ette lugesid, igasuguseid lõbusaid asju oli, aga kallid inimesed, kui te olete kunagi nagu päriselt paljaks aetud kassi näinud, et kellele on ainult saba otsa väike tutt jäetud, ma ütleks, et see oli nendest võimalikest kuritegudest, mida siin kirjeldati ikkagi kõige hullem, et ärge siukest nalja kunagi tehke, siis ei tule 2 aastat jõuluvana. Mulle väga meeldis teie selline elutruu ettekanne. Ma saan aru, kõik see arvestuste nädala frustratsioon oli seal maas. Ja ka mina tegelikult vihkan, kui angelad valetavad. Eriti arvestuste kohta. Aga samas ka mina tegin seda arvestust. Täitsa lihtne oli. Ja muidugi mulle väga-väga meeldis, et see, mis seal põrandal oli, see oli täpselt ka minu laud peale seda, kui arvestused tagasi tulid. Ja kindlasti enne arvestusi ka teie laud kõikidest sellest õppimisest, nii et ma nagu näen neid paralleeli ja neid jooni ja see oli nii tore. Ja eriti mulle meeldis see energia, mida ma nägin, see oli täpselt samasugune nagu nendes väitlustes. Kui eriti sellel ühel konkreetsel väitlusel, kui aega väidelda oli ühes voorus 5 minutit ja esimeseks minutiks oli vaikus majas. Nii et ma väga uhke teie üle. Mul on muidugi väga raske siin midagi kommenteerida, sest ma olen kuidagi sellega väga tihedalt seotud. Esiteks pean selle poissiga rääkima, kes väidab, et mind ei ole olemas, et see on ikka kõige suurem patt, mida ma olen siiamaani kuulnud. Ja siis need päkapikud, kes tahtsid messu teha ja hakkasid loobuma oma ametist, nendega pean kindlasti ka veel tõsiselt rääkima, et nii ei saa. Te peate ikka oma elukutsele truuks jääma, sest kuidas muidu kingitused kohale saavad. Aga äge etendus oli, aitäh! Nüüd on aga aeg laval astuda 11. A-klassil lavastusega nimega Skibidi Frozen. Tere, mina olen Olaf. Vean kihla, et te mõtlete, miks me siin oleme. See on tegelikult väga lihtne. See kõik algas 2 õega, kellest üks sündis maagiliste võimetega ja teine võimeteta. Nende armastus lumememmede vastu on lõputu. Anna, ei, liiga kõrge ja ta sai jäält löögi. Ema, isa, aidake! Pauk, uksed sulguvad kõikjal, õed lüüakse lahku. Vähemalt on neil nende vanemad. Nende vanemad on surnud. Mina olen Anna. Ma abiellun esimese mehega, keda just kohtasin. Elsa plahvatab. Lumi, lumi! Sobibki minule. Anna tuleb jäälossi. Kao, Anna! Piu, piu! Mu süda! Tuli troll ja ütles Annale targad sõnad. Ainult tõelise armastuse suudlus võib sind päästa. Anna tõttas Aarendelli. Siin on tõelise armastuse suudlus. Sa pole seda väärt, Anna. Arva ära, ma olen see pahalane. Anna jäätub igaveseks, kuid Elsa armastus suletab ta südame. Ja nii saabki Aarendel päästetuks. Aga kohtunikud, kas reaalid on siiani pakkunud hummidele tasavägist konkurentsi?
no ma arvan, et on piisavalt tasavägine, kuigi humanitaarid olid koristamises oluliselt paremad. Ma ei tea, kas ülejäänud klass, kes etenduses ei osalenud, tegeleb tagajärgedega. Aga samas ma saan öelda, et ma olen ka teie üle tegelikult väga-väga uhke. Ja sõnum on väga jõululik. Armastus teeb kõik korda. Ja mida ma saan siin öelda, et natuke lühikaale oli. Ma oleksin neid ilusaid naisi või natuke rohkemat ja kauemat näha, aga võib-olla saame pärast etendus või natuke arutada maailma asjade üle. Aga suur tänu, väga huvitav etendus. Nagu eelmise kavaga seoses juba öeldud sai, siis õhtu mõjub nii-öelda lootusi taastavalt, kui võrrelda aastate lõikes seda sama üritust, et kas on näha mingit arengut, siis selles mõttes tuleb tunnistada, et areng on täitsa olemas ja võib-olla selles mõttes ka positiivses suunas, et kui möödunud aastal siis jõulupeol, mis algas kell 10 hommikul, oli torso paljas juba 10:15, siis siin õnneks juba varsti ikka hakkab aktuaalse kaamera aeg kätte jõudma ja selleks ajaks nii-öelda torsod alles paljastuvad. Et selles mõttes, aastate lõikes edasiminek täitsa olemas. Frozeni teema, mulle eriti meeldis see dekoratsioonide kasutamine või nende siis rekvisiitide kaasamine. Võib-olla oleks jahu isegi võinud nagu rohkem natukene olla. Lisaks väga osav oli muidugi lavastusse põimida ka selliseid žürii mõjutamise elemente, kuigi siin jäädi nagu poolele teele minu arust pidama, et siin selle žürii meelitamisega oleks võinud kaugemale minna ja julgemalt. Ja eriti kõige rohkem selle kava juures mulle meeldib see jätkuv performance, mis siis toimub koristamise sildi all. See on ületamatu, toob meelde vanad head ajad Kaitseväes, kui sageli paljude esituses seda sama tegevust õhtuti jälgida võis. Mitte koristamine, vaid performance pealkirjaga koristamine. Kõike head, häid jõule! Kutsume lavale 11. C-klassi, kes astuvad teie ette lavastusega Imede aeg. Oho, no küll teid on siin täna ikka palju. No see on küll ime. Mis ime? Kes siis hea pea vahele jätab? No okei, aga kui te kõik siin täna juba siis kohal olete, siis las me räägime teile ühe vahva loo koolipoiss Ervini imederohkest koolipäevast. Seal ta magab. Näbi rahumeelne välja. Ühtegi kohustust, ühtegi muret. On ikka õndsad, need toredad, mõnusad koolipäeva hommikutood. Koolipäeva hommik on ju. Ja 4 äratust on juba käinud, et ei ole ühegi peale üles äratanud. No see küll hea ei ole. Täna on koolipäev, tunnid kohe algavad. Ervin, ärka üles! Kooli hommik on! Nii, Ervin, jookse, võtta, mis on veel puudast. On vaja alla ära vesta ja sa unustasid järgi rohkem liikuma. Ei ole Ervinit varem nii kiiresti liigutamas näinud. Ja Aivar Poom oleks nii uhke tema üle. Ma küll kahjuks arvan, et see pole piisav kiirus, et kooli õigeks ajaks jõuda. Jah, tõenäosus väga hea ei ole tõepoolest, aga lootust ei tohi kunagi kaotada. Mis asi see on? Tunnikell, apker, tund juba algab. Ja vaata, seal on Paavo, ta hakkab kohe juba nimesid küsima.
aga kus on Ervin? Ervin, periood on juba 5 nädalat kestnud ja sa oled iga jumala hommik minu esimesse keemiatundi hilinenud. Ma olen sinust väga pettunud. ja no nii, Ervin, noh räägi. Väga tuline duell on maha peetud ja tulemus ei ole vist päris see, mida sa lootsid ikkagi, et päris korralikult puid sai siin ikka alla kätte. No räägi, kuidas on tunded, kuidas on emotsioonid? No ma tõesti ei tea, mis teha. Kuidagi ei tule see koolis käimine välja. Ma tahaks vaid olla perfektne õpilane, kes on kogu aeg kohal ja kõik oskab. Mul oleks vaja. Kogu kõik su soovid, Ervin. Käes on nimede aeg. Mul on üks väga tore küsimus ja sellele võiks vastama tulla Ervin. Ervin, miks on eetrite keskmine keemistemperatuur kõrgem kui alkeenide oma? Ei, sinu armas klassiõde Lenno ei tee selle ülesannet sinu eest, sa pead ikka ise ütlema. Ja kas tuleb ära? Kas tuleb? Vastus on õige! Aga kätte ongi jõudnud päeva kõige oodatum tund. Söögivahetund. Just nimelt. Ja vaatame, kas täna on ka juhuslikult Ervini õnnepäev. Kas tal õnnestub skoorida näidisportsjonist suurem kogus toitu. 2 tükki liha. Ja me soovime kõik Ervine palju õigust, seda on väga vaja. Nii, ja paistab, et söögijärjekord liigub. Aeglaselt nagu alati, vaatab, et vist keegi kuskilt raudselt trügib ka ja keegi ei tea, mis järjekord kumb on. Kõigi järjekorrast tunduvad väga segada survassa. Sealt tuleb söögilegi. Ja Ervin läheneb vaikselt söögilaua juurde, kindlasti ta teeb praegu ka strateegiat. Ja sooritus on alanud, toit kuhjub taldriku peale ja neid sportsionale jõudnud järjest lähemale. Ja söögilegi pilgud ei tundu just kõige meeldivad, mis ei ole just kõige parem päev. No Ervini hooajašotid siin järjest langevad, aga siis ta võitleb väärikalt. Kas võib tulla, kas on see, kas on? Ja tuli! Ja tuli! Siis on 2 tükki liha! Tegi seda jälle! Noh, Ervin kuule, sellist numbrit on ikkagi natukene tähistama ka. Söö hiljem! Hakkame tantsima, Ervin! No, ma pean jälle küsima, enne küsisin, kas see on tantsukool, aga võib-olla on tegemist lavakunstikooliga, sest see oli väga andekalt lavastatud näidend. Mulle meeldis eriti leidlik rekvisiitide kasutus ja et reporterid olid tipptasemel. Ma arvan, et ERR hakkab huvi tundma teie vastu. Suur tänu! Ei tee pikalt, aga minu arust selline live muusika kaasamine etendusse oli väga lahe, et harf oli väga ilus kuulata, suurepärane selline helisaade sellele tegevusele.
tegevusest ma ise otsisin neid jõuluelemente, mida sinna justkui vist pidi pandama. Leidsin sealt jõulutulukestega dekoreeritud mehikese, mis oli muidugi andekas. Võib-olla Ervinil oleks võinud ka mingeid jõuluseiklusi ette tulla, no parasjagu vist nii väga ei tulnud, aga loodame siis seda, et see ports, mida Ervin Sööklast jahtimas käis, oli siis tänane see jõulueelne viimane ports, et kas seal oli võimalik ka kuidagi topelt midagi saada, et ei tea, aga loodame. Mina nägin küll talvele omaseid elemente. Näiteks A-klass ju valmistas neile põranda väga hästi talviseks libeduseks ette. Et ma nägin, et sellist mõni võib-olla päris kavasse mittekuuluv element tänu A-klassile sisse libises. Aga tegelikult oli ju jälle suurepärane esitus, et žürii töö on küll täna õhtul väga-väga raske. Pandi kinni, jah. Siin saab tõesti ainult takka kiita, et kui siin nüüd enne järgmist seda plokki, kus need tantsukavad tulevad, siis võib-olla tõesti, et saab selle põrandaga midagi ette võetud, sest muidu me siin hakkame kõik üksteise järel etendama neid samasuguseid jõu- ja ilunumbreid, mis seal EMO ukse taga toimuvad, et selles mõttes, et ei ole seda ju vaja, et Frozeni seltskond enne järgmist plokki äkki kuidagi reageerib. Need ei ole need punased jõulud. 11A, 11C, see oli vihje teile. Palun tulge koristage, ma jahu ära. Ho-ho-ho, kas siin peres häid lapsi ka on? Muidugi siin peres on häid lapsi. Kätte on jõudnud jõuluõhtu ning terve pere see kaunistab jõulukuuske ning kõigi meeleolu on laes. Kohe varsti hakkab õhtu kõige oodatum hetk. Just Clara on kinkide kättejagamise pärast kõige rohkem elevil. Teil pakk Hiidast XM587, tellimus Temust. On kätte jõudnud hilisõhtu ja aeg on magama minna. Claral lubati veel natukene kauem üleval olla ja oma nukuga mängida. Ta paneb oma nuku mõnusalt magama ja poeb ka ise põhku. Õõsel juhtub midagi traagilist. Kamp vätte varastab pähklinerija. Clara oli vist pisut paanikas, aga selline see elu juba kordvot on. Ohoh, pähklineri on tagasi oma jalgadel ja võitluses Roti emmega. Oli see alles võitlus ja seda kingalööki vääris ta täiega. Tänutäheks viib ta Clara imedemaale.
oli see alles muinasjutt. Seda toredat kava vaadates praegu tuli meelde möödunud nädalavahetus, kui sai käidud ooperis. Ooperis tabasin ennast samalt tundelt või õigemini praegu tabasin ennast samalt tundelt kui möödunud nädalavahetusel ooperis. Ehk siis vaadata on jube äge, tegevus on visuaalselt väga haarav, sõnadest või sisust väga selles mõttes nagu ei saa aru, aga see, mis toimub, on jube andekas, et selles mõttes siin ägedaid selliseid kostüüme oli mitmeid erinevaid, tegevus oli hoogne, palju inimesi oli mingeid asju tegemas ja see kõik oli tegelikult väga andekas, et selles mõttes väga mitmeid erinevaid detaile oli kokku pandud ja see, et inimesed painduvad ja liiguvad hästi, selles klassis vähemalt, aga Treffneris üldiselt tõenäoliselt ka, et see peaks olema nüüd kõigile selge, et igal juhul väga lahe. Mida ma saan öelda, et minu päkapikud mulle kunagi ei tantsi, nad laulavad mulle ainult, et ma ei ole balletiga nii tuttav, aga need balleti elemendid, mida ma siin nägin, need mulle väga meeldisid ja ma tahan eriti esile tõsta teie toreda pianisti, kes mängis, ma tundsin ennast nagu 100 aastat tagasi kinos. Ma olin ju juba vana, käisin vanasti kinos, siis mängiti klaveris taustal, et kui tummfilm nagu mängis. Aga öelge, kes on selle toreda klassijuhataja? Ma ei tea. Kas teie teate? Kas keegi teab? Kuidas see võimalik on? Nii tublid lapsed ja nii paha klassijuhataja, nii pikk paturegister, ma ei saa üldse aru. No aga väga tore oli, aitäh! Eks lapsed peavad ikka klassijuhataja patud tasa tegema. Tundub, eks ole. Aga 11A klass on vist küll see klass, kes on mind kõige rohkem kultuuriliselt harinud. Sest et ma olen ka teisi nende esitusi näinud ja need on alati väga-väga head olnud, nii et ma jälle kiidan neid. Aga täna oli selline põnev olukord, kus minu ema tuli minu juurde. Nägu oli selline, nagu mingi katastroof oleks juhtunud. Angela, me pole see aasta pähklipurejat näinud. Ja nüüd ma saan öelda, et mina olen. Aitäh teile! Viimasena kutsume teie ette 11. E-klassi, kes astuvad teie ette lavastusega Treffneri suur jõulukomöödiaõhtu. Treffneri jõuluõhtu jätkub. Jõulud on ees, seega miks mitte neid juba täna õhtul tähistada. Treffneristid on peorahvas, laul on lookas, jõuluvana saabumas, istume. Aga mis ta siis taha käib? Ära naera! Miks siin nii külm? Miks siin nii külm? Miks siin nii külm? Ma ei jaksa. Aga miks sa kanapikk poiss ei söö? Aga miks sa kalapikk poiss ei söö? Aga miks sa rootsipikk poiss ei söö? Jälgi näiteks portsjoni. Ära maga! Ära maga! Ära maga! Ära maga! Ma ei maga. Seda peaksite teadma. Seda peaksite teadma. Seda peaksite teadma. 7. õpitud kordame siiski. Miks hiline? Arsti juures. Miks hiline? Arsti juures. Miks hiline? Arsti juures. Miks hiline? Kuidas on kõik alati arsti juures? Ma ei nimeta nimesid. Ma ei nimeta nimesid. Ma ei nimeta nimesid. Aga kus meil Inka on? Pajur pani mulle 2. Pajur pani mulle 2. Pajur pani mulle 2. Aga kus see ilus poiss on? Mis sa said? 3 kilogrammi. Mis sa said? 3 kilogrammi. Mis sa said? Mis sa said? Arumala ei ole ju. Lähme edasi. Homme lähme raamatukokku. Lähme raamatukokku. Lähme raamatukokku. Lähme raamatukokku. Homme on arvestus, me oleme cooked.
lihtsalt ei viitsinud kohale tulla. Ära naera, orvestus. Ära naera. Ma ei jaksa. Ära naera. Pekki, kas sa parandus teed, Olen jälle haige. Ole tubli. Olen palju. Ole hea. Ole tunnis. Ole pai. Teen kaasa. Kas see on jõuluvana? Ho. Kas siin majas häid sinusoide ka leid? Jaa. Mis maja siis teie? Saju. Kulla armas jõulumees, mul on üks jõhkralt suur probleem. Jõulud saabunud on HTG-s, hoitud olgu sellest iga ees. Väga ilus. Peetsu. Anna Peetsule. 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 Palun Peetsu. Peetsut pole siin. Peetsut pole siin. Peetsut pole siin. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole siin. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsut pole. Peetsu! Töökohustused ootavad. Häid jõule! No ma arvan, et mina jäin küll teie lauluga väga-väga rahule. See oli selline mõnus, eks ole, õpilase mõtted versus õpetaja mõtted. Ega ma tegelikult päris lõpuni aru ei saanud, kummad siis peale jäid. Aga no tegelikult, olgem ausad, 7. klassis ju on juba õpitud. Mitu korda te kordama peate neid asju. Aga ma kiidan ka, kiitust ikka. Ka jõuluvana kiidab teid väga, sest siin oli näha, kuidas väheste vahenditega saab lavastada väga vaimukat etendust. Väga vaimukas oli, et mulle väga meeldis, väga tublid olite. See etendus oli selles mõttes juba algusest peale tugevalt sümpaatne, sellepärast et etenduse alguses demonstreeriti meile suurepäraselt seda, et kui leidub inimene, kes oskab kasutada häält, siis suudab ta oma sõnumi kohale viia ka ilma tehniliste abivahenditeta, ehk siis juba etendust alustanud noor daam tegi sellise tugeva sissejuhatuse. See, mis järgnes, see oli veelgi positiivsem üllatus selles mõttes, et kõigi varasemate kavadega võrreldes hoopis teistsugune lahendus, väga andekalt valitud lähenemisnurk, tuletas mulle kohe meelde ühe laulu Eesti muusika Kulla fondist, kus siis samamoodi on saavutatud väga hea tulemus, lõigates kokku erinevaid juppe erinevatest kohtadest, ehk siis ühel hetkel, kui jõulupidu läbi saab ja koju lähete, siis otsige üles Alo Mattiiseni laul, milleks on siis laul, milles korratakse sõnumit Eestile on kombeks üks president korraga. Vaat ka see on väga huvitav laul, mis on saavutatud selle läbi, et on pandud erinevate poliitikute mõtteterasid kontekstist välja rebituna kokku ja Alo Mattiiseni mõnus muusika seal taga. Selle laulu kulminatiivne hetk, kulminatsioon saabub sellel hetkel, kui on kasutatud omaaegse kultuuriministri Peeter Oleski tsitaati, kus Peeter Olesk siis mitu korda järjest kordab oma mõtet, milleks on väga kerge on olla, väga kerge on olla, väga kerge on olla ebanormaalne. Ehk siis geniaalsuse ja sellise ebanormaalsuse piir on õhkõrn, katsume jääda siis kõndima siia poole ja mitte sinna teisele poole langeda, aga igasugused huvitavad ja eristuvad lahendused kahtlemata ikkagi Treffneri juurde kuuluvad, et jõulude juurde loodetavasti siis samuti.
ette astuvad 12-ndikud oma tantsukavadega, kuid ülesanne polnud nii lihtne, nagu see esialgu tunduda võis. Lisaülesandena peavad nad kõikides oma tantsudes kasutama jõuluteemalisi rekvisiite, olgu selleks kas jõulukuusk, kinkepaber või hoopis kuusekard. Esimesena astuvad teie ette 12-ndikud, kes vist vaatamata vanusele üksinda lavale tulla ei julge. Aga see on okei, seltsis ongi segasem. Teie ette astuvad 12. D ja 12. E-klassi õpilased oma ühise tantsukavaga sõitsid E-d mööda pikka triumfiteed. D-klass juba siin. Mida te siin teete? Samad sõnad E-klass, mida teie siin teete. Me tulime oma jõulukava harjutama. Aga me juba harjutame siin oma jõulukava. Mis mõte sellel on? Me niikuinii paneme võistluse kinni. Mäletate näiteks, kui me ristimis võitsime? No hea küll, aga palli panime ju küll meie kinni. No tegelikult oli meil üks asi veel. All I want for Christmas is a pink Bentley. Aga kuulge, mis siis, kui me teeksime kava koos? Ok.
kärtsu, mürtsu, sära oli väga palju ja kogu see aeg ma mõtlesin, kas need prillid jäävad ellu või mitte. Ja nad jäid ellu ja ma olen väga õnnelik. Teine mõte, mis mul tekkis, oli see, et mis hetkel siin maailmas otsustas keegi, et need konkreetsed kostüümid on hea mõte õmmelda. Aga ma sain täna oma vastuse, sellepärast, et need lisasid väga palju efekti ja üleüldse ma olen väga õnnelik, et ma nägin seda jõulusära. Aitäh! No minä tahaksin lisada, että nagu heas Vana-Roomas pakkusite meille mitte ainult tsirkust, vaid ka leiba, ehk te oskate küll inimesi mõjutada, et siin on ju vist ka rahva lemmiku valimine pärast. Aga ma tahan esile tuua teie esilaulja. Teil oli Mariah Carey siin kohe, et see kõlas nagu tema ise, et uskumatu anne on teie esilauljal, uskumatu. Aga ma nägin ka midagi, mis võiks paturegistrisse panna, 12 klass ebasündseid liigutusi jõulupeo, võib-olla pane neid siia kirja. 10. klassis tavaliselt õnnestub õpilastele kõneleda ikkagi sellest, et kui mõelda gümnaasiumile selle algses tähenduses, siis kui me lähtuksime gümnaasiumile nagu kreeklased gümnaasiumile lähtuvad, siis me peaksime kõik võtma riided seljast ära, sest gümnaasium oli algselt koht, kus oldi alasti. Kuigi selline gümnaasiumi taastamine oma algses tähenduses justkui tundub olevat midagi sellist, mis nagu on saavutamatu või praktikas väga mitte realiseeritav, siis ometigi nagu vaadates õpilaste käitumist jääb mulje, et me oleme selle algse tähenduse poole siiski tagasiteel ja kurss on kindel ja suisa initsiatiiv tuleb nagu rohujuure tasandilt, et mida siin kellaaeg juba hilisemaks läheb, seda rohkem seda algkreekalikku gümnaasiumit on siin vasta jõule näha, et see on tugev areng, et Make Gymnasium Great Again, mul on tore näha, et see kava oli tugevalt selle teenistuses rohkem paljast torsot, et milleks muidu jõulupidu ikka. Ja tore asi on muidugi näha ka seda, et nagu siin Eesti Vabariigis me kõik oleme, siis ka Santa Claus ise on nagu sellise kitsa budžeti peale pandud, et jõulukommid Maximast Optima kvaliteet, see on parim. Inimesed, kui te kasutate Optima tikke, ärge tõmmake enda poole, väävel lõpetab silmas. Aga kommid on kindlasti head, usun nende kvaliteeti, jah. Nüüd aga liigume edasi 12. A juurde, kes astuvad teie ette tantsuga Mimmu jõuluõhtu. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey Bobby, hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her and me and you. And pink goes with everything. Beautiful from head to toe, I'm ready to go. You know, it's pink, good enough to dream. We like other colors, but pink just looks so good on us. What you wearing? Dress or suit? Either way, that power looks so good on you. Hey Bobby, I like your style. If that was really a mirror, you see a perfect smile. Round and round and round and round and... That's my Barbie. Go Barbie, go Barbie.
alles hiljaaegu käis meediast läbi uudis, et kultuuripealinn 2024 ei toonud Tartusse piisavalt seda rahvamassi ja seda majanduslikku tõuget, nagu oodati, aga ma arvan, et see uudis tehti liiga vara. See film, mille võrra Tartu linn nüüd rikkamaks on saanud, need põhilised vaatamisväärsused, Shooters ja Iluuisuväli, et need kindlasti oleksid meelitanud rohkem rahvast siia Tartusse. Ja võib-olla sai rikkamaks ka PÖFF selle arvelt. Ja tegelikult mina arvan, et isegi tummfilmi versioon sellest videost andis sõnumi täiesti edasi, et see oli selline hea kontrast, et kas nad nagu lisandub midagi, aga tegelikult saime hakkama ka tummfilmiga täitsa hästi. Jällegi, loovust oli üles näidatud, väga palju loovust, energiat oli panustatud, ainuke mure, mis mul tekkis, kaua mimmud kastis hoiti. Aga ma arvan, et võib-olla nad vastavad sellele küsimusele kunagi. Aitäh! Jõuluvana muidugi ühineb teie armsa õpetaja arvamusega, et niisugune kombinatsioon videokunstist ja näitekunstist see toimis väga hästi, aga jälle olid paljad ülakehad, ma ei tea, kas peaksin midagi siia kirjutama või mitte. Aitäh! Ebaviisakas on rääkida, mul on komm suus, aga kui mikrofon on sisse lülitatud, siis peab seda tööd ikka vist tegema. Et selles mõttes ma nõustun täiesti sellega, mis Angela juba ütles, et minu arust sõnum oli väga hästi arusaadav ka ilma helita, et selles mõttes jõudis asi väga hästi kohale. Mina muidugi ootasin, et tekiks nüüd väike intriig selles mõttes, et näha oli, et lavale toodi jõuluvana, aga mul siin üks jõuluvana on juba pikemat aega ka enda kõrval istunud, et tekib küsimus, et kes on päris ja kes on see ise hakanud, kes on see imposter, kes on see, kes siin üritab kedagi mängida ja kes on päris tegelane. Et nagu me ajaloost teame, siis ajalugu on täis igasuguseid valed Dmitriseid ja valed Pjotoreid ja keda iganes, kes on pretendeerinud valitseja troonile, et võib-olla me peaksin jõuluvana ametitõendid kontrollima ja äkki hoopis selle tüübi kastist siia laua taha panema. Ma arvan, las rahvas otsustab, kes on õige jõuluvana. No hea küll, teeme niimoodi, et kuna teine juba niikuinii läks ära ka, siis kuna meil see laua jõuluvana on tööd hästi teinud senimaani, et siis las ta olla. Ja vale jõuluvanasid palun rohkem mitte lavale saata, et muidu tekitame mingisuguse segaduse äkki. Aga ma näen, et 12C juba kibeleb lavale, nii et palun, lava on teie ja nad esinevad teile oma tantsukavaga jõuluks koju. Ajalooline hetk on taas saabunud, 20. kord, ütleb Raadio 2 järgmist. Siin Tallinn, Raadio 2, alanud on Eesti suurim muusikaküsitlus, Raadio 2 aasta hitt. Härra Maakler, aga mis see on? Ma tean Rubiku kuvik. Tule siia, las ma töötlen su huulik. Teeksin sulle ruptuuri, ilmetlen su figuuri. Sinu ees saaksin kuuli. Gorilla Gripper, sul on see minu väike kukeseen. Tule teeme sene chalet. Gorilla Gripper, sul on see minu väike kukeseen. Tule teeme sene chalet. Lava lukku nõnda lihtne sisse muukida. Kuidas teen? Ta pärast jookse mitmeid ringe mööda kringlit ja mis ta teeb. Kehal nagu Monte Carlo, nõnda kui rikas. Tihke all lõhnab nagu maasikas. Kuidas see teeb? Mis ta teeb? Härra Maakler, ütle mulle, et sa suur ja kaart.
Poeg, tulista lauda. Kartu Laurepea ootab sind. Ma proovisin seda nüüd täitsa teistmoodi selle juta retsepti järgi teha ja näismistest. Alasid verega üle? Jaa, kanaverega. Tunda lõhn. No kas paneme nüüd lähmaka veel? See ongi tähtsalt kõigile oleks lõhnad juures, siis me saame politsei ära petta. Siis mul on mõte, et me võiksime käia, korra käia jalutada sinna kõrvaltänava sellesse väikesesse poekesse. Seal on praegu väga imeilusad linikuid. Me võiksime korra sealt lihtsalt läbi käia. Siis käime saunas. Nii, tere hommikust siis kõigile ja kaunist pühapäeva. Tere hommikust. Ilusat pühapäeva. Mulle alati meeldib, kui klassikuid tsiteeritakse ja pool minu tegevusest ju laias laastus ka sellest seisneb, et klassikuid tsiteerida. Et selles mõttes, et niimoodi kava sisse oli osavalt põimitud Eesti sellise algupäraste tekstide kuldsesse kolmikusse Kalevipoja ja siis Kevade kõrval kuuluva siis Kreisi raadio selliseid tugevaid katkeid oli niimoodi sisse toodud, et see on väga tugev sooritus selles mõttes, et tuleb vist tõdeda, et Kreisi raadio muidu hakkab kaduma juba sinna valda, mida siis inimesed otsast juba unustama hakkavad, vähemalt siis võib-olla noorem generatsioon, aga see niimoodi siia kavasse osavalt sisse lülitatuna tekitas ainult sooje tundeid, et selles mõttes õnneks võib kava kohta öelda seda, et siin selgelt politsei sekkuma ei pea, et selles mõttes oli tase hea ja nagu siin õhtu algatuseks öeldud sai, siis oluline on osalejaskonna rohkus ja osalejaskonna oli 12, see suutnud küll väga suureks ajada. Tuleb tõdeda, et siin õnnestus kohata isegi nägusid, keda hommikul tunnis just silma ei jäänud, et selles mõttes jõuluvärk on püha ja sellesse oli küll võetud vaevaks panustada ja see on igatahes tore ja eeskujulik ja ka teistele, kes iganes pühade ajal tunneb igavust, siis kuulake klassikuid, korrake kullafondi kuuluvaid asju, Kreisi raadio, see on suurepärane asi ja hea mõte kasutada, aitäh! Ja mina võin öelda, et mulle väga meeldis, see oli väga vaheldusrikas ja mitmekülgne
etenduskohtade vahetus toimus väga-väga kiiresti ja mis mulle meeldis ka, kuigi te olite korraks ka saunas, et riided olid seljas seekord. Aitäh! Kuigi ma 12 C-d näen teistest klassidest oluliselt harvem, siis nad tekitavad mulle väga palju adrenaliini. Et kas need preparaadid jäävad ellu ja kas mikroskoobid on ka järgmises praktikumis kasutatavad. Ja täna jälle nad suutsid mind adrenaliiniga, et nagu kas me jõuame ikkagi jõuluks koju, kui on selline sõidustiil. Õnneks teed ei olnud enam libedad, nii et see natuke päästis. Aga ka minu mõte liikus tegelikult kohe Kreisi raadiole, et kuigi ma arvan, et selline 5% keelest või kasutatavast sõnavarast on minu jaoks täiesti tundmatu ja ma pean pidevalt küsima, mida see sõna nüüd tähendas, mida te kasutasite, siis Kreisi raadio on nagu igihaljas, et see ei unune. Läbi generatsioonide on see ikkagi populaarne. Ja mul on väga hea meel, et mõned asjad säilivad. Ja aitäh 12C sellise jälle energilise ettekande eest või esituse eest. Nüüd aga on kätte jõudnud aeg meie tänase õhtu viimasele tantsukavale. Palume lavale 12. B-klassi tantsukavaga Pureme pööraseid pähkleid.
ma arvan, et see oli igati väärikas punkt tänastele esinemistele ja mul oli hea meel, et ma lõpuks nägin ka ühte õpetajat. Võib-olla ma jäin ilma millestki, jäin või? Siis ma ei näinud, aga issand, ma olen pime. Ma teen kogu aeg nalja, et ma olen nii palju muusikat kuulanud, et ma ei kuule enam. Nüüd ma olen pime ka veel. Oh jumal, elu on raske. Tegelikult see on ju kompliment õpetaja sagale. Väga, igatahes väga särav ettekanne oli ja mulle väga-väga meeldis, et kui meil on selline klassikaline teater, siis nüüd tuli ka modernne külg juurde. Nii et see on minu arust tänasele õhtule suurepärane lõpp. Aitäh! Tundub, et B-klassidel meeldib pähklipureja. See oli juba teine kord ja tahaksin kiita eriti teie baleriine. Need seelikud olid väga ilusad ja tahaks ka kiita teie armas klassijuhataja lõi kaasa selles etenduses. See oli suurepärane, suur tänu teile. Mul on jälle komm suus, aga üritan siis kiirelt teha ja mitte lutsutada samal ajal. Selles mõttes väga äge etendus või lavastus või kava, mis see oli meie ees siin praegu. Midagi ei olnud öelda vaja, sõnalist külge ei olnud ka paljast torsot, saime kuidagi hakkama. Tempo püsis mõistlik, ei läinud sinna 180 südamelöögi juurde, rahulikult saime asjad aetud. Oli meeldiv vaadata, täitsa graatsiline, kahju ainult, et klassi graatsia siis nagu kehastub eelkõige noormeestes, et selles mõttes, et võib-olla siis järgmisel aastal ka siis jõuluvana toob tüdrukutele graatsia tagasi, aga ka poisid hoidsid selles osas klassilippu kindlasti kõrgel, et oli sünkroonne tegevus ja ennekõike oli tegevuses palju tahet teha. Ja lõpp, selline harmoniseeritud lõpp, see, et kõik lõpust sellise ühise ja ikkagi hingestatud nii-öelda tegevuse otse publikusse läbi viisid, et kahtlemata kogu sellele näidendite plokile siuke vägev lõpp, et aitäh. Aitäh kohtunikele ja kõikidele 12-ndikele nende hoogsate tantsukavade eest. No minu meelest need trefneristid on ikka andekad, aga eks nemadki õpivad vaid parimatelt. Meil on suur rõõm kutsuda lavale meie kallid õpetajad.
peaks ütlema, et meie õpetajad on ikka tõelised multitalendid. Meil esineb 10. B-klassist õpilane Kerli oma bändiga. Nende esituses saate kuulda Metallica lugu Nothing Else Matters. Palun, lava on teie.
So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Nüüd on aga aeg õhtu kõige magusamaks osaks. Kuulutame välja üldvõitjad ja rahvalemmiku. Alustame 12. klassidega ja selleks palume siia õpetaja Angela B. Ma pean ütlema, et väga keeruline oli tegelikult valida ja kindlasti ma tänan kõiki 12-ndikke selle panuse eest, mis te andsite ja see oli nii tore, et te ikkagi kokku tulete ja teete veel nii-öelda Treffneris viimast korda seda. Ja meie lõpuks pika vaidluse tulemusena jõudsime siis otsusele, et meie lemmik oli 12. B-klass. Liigume edasi 11. klasside juurde ja selle võitja kuulutajaks palume siia ajalooõpetaja Indrek Pajuri. Väga raske oli valida nagu selles eelnevaski kategoorias selle tõttu, et hoogsaid kavasid oli ju mitmeid ja oli huvitavaid selliste omanäoliste lahendustega kavasid, et täitsa omajagu aega tuli seal muusikaklassis istuda ja pead murda. Aga lõppkokkuvõttes sai määravaks see, et vaatasime, mis on kirjas juhendis. Iga õige asi, iga edukas sooritus algab juhendi lugemisest. Teame ju väga hästi seda, et ei ole mõtet hakata lehte edasi täitmagi, kui on veel küsimused korralikult lugemata, eks ju. Ja lugesime siis meie ka veel korraks juhendi läbi, et mida täpselt inimestelt oodati ja kui jäi meile ikkagi silma see, et juhend ütles seda, et inimeste kava peab olema jõuluteemaline lühinäidend, siis meil sõel tõmbas kohe tihedamaks, läbi mahtus ainult üks ja ülejäänud jäid pinnale pidama ja see, kes sealt jõuluteemalisest sõelast läbi läks ja siis ka 11. klasside seas selle tunnustuse meie arvates võiks siis pälvida erilise tunnustuse, sest kõik, kes esinesid, on niikuinii tublid ja tunnustust väärivad, aga selle erilise tunnustuse võiks saavutada klass, kes pani püsti hoogsa ja tõesti siis jõuluteemalise sketši sellest, kuidas inimesed näevad suurt vaeva, et kõik saaks pakitud ja kuidas selle jaoks, et pakkijate sekka pääseda, viiakse ka läbi omaette selektsioon ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga 11. klasside kõige tugevam ja jõuluteemalise kava oli 11. D-klassil. Palume siia ette jõuluvana, kes kuulutab välja parimad kümnendikud, kellel on ka järgmine aasta au jõulupidu korraldada.
nii kümnendikel olid natuke lihtsam, sest nemad ei saanud jõuluteemast mööda minna, sest kõik laulud olid jõuluteemalised. Let it snow, jingle bell rock, underneath the tree, rocking around the Christmas tree and last Christmas. Et selles suhtes oli meil natuke raske nüüd välja sõeluda see klass, kes ei võida ainult kümnendiku hulgas, vaid saab ka õiguse korraldada järgmiste aasta jõulupidu. Aga otsus tuli ja kümnendiku hulgas võitis ja saab õiguse korraldada järgmise aasta jõulupidu 10. E nagu Eesti! Palju õnne! Tänase õhtu viimane tunnustus. Kuulutame välja rahvalemmiku. Rahvalemmiku valimine oli ka väga tasavägine, aga siiski sai võita ainult üks. Rahvalemmiku võitis see aasta. Trummipõrim, palun. 12D ja 12E. Lõpetame tänase jõulupeo, tahaksime tänada meie armsaid sponsoreid. Suur tänu Kodusoe OÜ-le, Werner Cafeele ja Eesti Leivatööstusele maitsvate kringlite eest. Ja aitäh Alekokile värskendavate jookide eest. Lisaks olid meile veel abiks Eesti Pagar, Escape Tartu, Pasta Heaven ja Abakan. Ja soovime tänada ka korraldaja klassi 11D ja meie kalleid žüriid. Sellega aga lõpeb meie 2024. aasta jõulupidu. Suur tänu kõigile, kes täna meie jõulupeole tulid. Loodame, et nautisite. Häid jõule!